Täna räägin teile pitside hooldamisest. Selleks, et pitsid elaksid meist kauem, peaksime me neid hästi säästlikult hooldama. Mida tähendab hästi säästlikult hooldamine? Minul on siin laua peal üks käterätik. Ta näeb väga vana ja väsinud välja, aga tegelikult on seda ainult 2 aastat pestud pesumasinas, pesupulbriga ja valgendajaga. Ja selle tulemusena on pits ise nii hõredaks kulunud, et need kiud vaevu hoiavad seda pitsi koos. Ja miks see siis on niimoodi juhtunud? Kõik need pesuvahendid ja valgendajad ja pesumasinad on meie igapäevaste esemete hooldamiseks. Aga vana hea kuldreegel on, et pitsi ja käsitööesemeid peseme käsitsi. Ja mida tähendab siis säästlikud? See tähendab seda, et me kasutame neid puhastusvõtteid, mida meie esivanemad kasutasime. Me kasutame selliseid pesemise tehnikaid, mida minu suureks üllatuseks ka meie esivanemad kasutasid. Ja me püüame plekke eemaldada täpselt samamoodi selliste vanade, naturaalsete, heade võtetega, mille puhul me tõesti saame pleki esemest välja, aga meil ei ole selle tulemusena kangas kahjustatud. Kõige esimene töö, mis me peaksime rõivaste ja pitside korrastamise ja puhastamise juures tegema, on see, et me võtame siit tolmu välja. Pitside puhul on lihtne, me lähme õue, lihtsalt me raputame selle pitsi välja. Kui nüüd on mingi suure pitsi esemega tegemist, siis me võiksime seda võib-olla natukene hellemalt ja õrnemalt koheldada, seda me ei võiks nii väga raputada, et siis me võiksime kasutada kas mingit harja või lausa tolmuimejat. Tolmuimejad puhul on olemas väiksed otsikud, mida me saame ükskõik millisele tolmuimejale külge panna ja kõige väiksema imemisega siis võtame tolmu ära. Ja kui me oleme tolmu ära võtnud, siis me näeme, kas meil on ka plekke. Sageli on nii, et mingid pindmised plekid tulevad meil juba puhastamisel välja ja selgub, et meil ei olegi muud teha, kui oma pitsi ese lihtsalt ära pesta. Aga kui me ikkagi leiame plekke, siis me peaksime enne päris pesemist need plekid välja võtma. Muidugi on väga tore, kui me teame, missuguste plekkidega on tegemist, aga vanade pitside puhul me ilmselgelt ei tea. Mis on kõige enam levinud pitside puhul on just see, et nad on kollaseks muutunud. Selle vastu aitab väga hästi, kui enne pesemist me leotame soolvees. Ja kui meil on tekkinud hallitusplekid, siis selle vastu aitab suurepäraselt, kui me kasutame näiteks sidrunimahla. Me lihtsalt tilgutame seda sidrunimahla sinna pleki peale, laseme seista ja nii ongi, sellest aitab. Ja veel on ühed väiksed plekid, mille puhul me tihtipeale ei tea, kus need on saabunud, on väiksed pruunid plekid, mis on roosteplekid ja need lihtsalt tekivad õhusaastest ja nende puhul on ka sidrunimahl. Ja teine võimalus, mida võib-olla vähem teatakse, on, kui me võtame toore kartuliviilu, raputame sinna peale soodat, nii nagu me võileivale soola peale raputame ja siis selle soodase kartuliviiluga siis töötleme, hõõrume siis seda roostepleki kohta. Muidugi aitab ka soodalahuses seismine ja siis me saame ka oma kollaseks tõmbunud pesu heledamaks. Kui me oleme oma plekid tekstiililt välja saanud, pitsidelt välja saanud, siis me võiksime alustada pesemist. Pesemiseks sobib suurepäraselt naturaalne, neutraalne
nõudepesuvahend. Sageli on üllatus, et miks nõudepesuvahend. Just sellepärast, et kui me tohime sellega nõusid pesta, toidunõusid pesta, siis me tohime sellega ka tekstiile pesta. Ja selle neutraalse nõudepesuvahendiga peseme nii, et me teeme pesulahuse, teeme 2 tilka seda pesuvahendit 1 liitri vee kohta ja käesoe vesi. Ja sellise lahusega pestes me saame väga hea tulemuse. Kui me hakkame pesema ja meil on siiski mingid plekid alles, siis on väga hästi võimalik plekke eemaldada ka sapiseebiga. On olemas Eestis toodetud Flora sapiseep ja ka Leedu sapiseep. Kui nüüd võrrelda, siis võib-olla see Leedu sapiseep on õige pisut kangem. Ja me võime siis kasutada nii seda pesuvahendit kui ka sapiseepi korraga. Nüüd, kui ma tulen korraks plekkide juurde tagasi, kui me plekkide eemaldamisel oleme kasutanud erinevaid pleki eemaldusvahendeid, siis kindlasti tuleb enne uue kasutamist see eelmine vana korralikult välja pesta. Sest vastasel juhul me võime tekitada reaktsiooni, kus need pesuvahendid või need pleki eemaldusvahendid hakkavad omavahel reageerima ja selle asemel, et plekist lahti saada, me hoopis kinnitame pleki. Mis nüüd seepi ennast puudutab, siis värsked mahlaplekid on alati sellised, mille puhul me ei tohiks mitte mingil juhul kasutada mitte ühtegi seepi, sest seep kinnitab mahlapleki. Kui me muidu saame külma veega loputades mahlapleki, marjapleki välja, siis seebiga töödeldes me oleme selle igaveseks sinna kinnitanud. Aga lähme nüüd siis pesemisega edasi. Kui me soovime oma esemeid pesta ja meil on tegemist selliste pitsidega, mis on näiteks katki läinud, siin on näha, kus on Richelieu tikandis linal, on need sillad on siin kõik katki läinud, et ilmselgelt me ei tohi sellega väga aktiivselt tegutseda, see võib edasi laguneda, siis sellisel juhul traageldatakse siia alla tükikene hästi õukest kangast, et see oleks ära toestatud. Me ei ole selle peale kunagi mõelnud, aga vees muutuvad kangad raskemaks. Näiteks 100 grammile linasele materjali tuleb juurde 40 grammi, et see ese on siis hoopis 140 grammi raske. Ja just nimelt see vee raskus tekstiili sees lõhub edasi. Näiteks kui mõni silm on pitsis lahti pääsenud, siin on nüüd näha, kus on äärepits katki läinud. Kui me seda pitsi tahame pesema hakata, siis kindlasti peab siia alla jälle panema toestuskanga, sest vees jooksevad silmused väga kiiresti edasi. Ja täiesti ilmselgelt ei tohi me neid rõivaid väänata. Me peaksime pesema neid pitse tasapinnaliselt. Õige pesemise ja kuivatamise tulemusena me saame sellise tulemuse, mis on suurepärane. Näiteks seda pitsi siin ei ole nõeltega välja venitatud. Seda on pestud ja pesemise lõppedes kuivatatud ja välja venitatud kätega niimoodi, et me saame normaalse loomuliku kujuga pitsi ja meie need pitsiservad ei ole ebaloomulikult nõeltega teravateks tippudeks välja venitatud. Sellega juhtus niimoodi, et täiesti kogemata sattus see teiste esemetega pesumasinasse. Ma keeran teise poole peale. Ja pärast seda siis saigi mõeldud, et teemegi siis katseid. Ja siin on nüüd näha, kuidas siis siin on need kiud on täiesti ära kulunud. Ja ma isegi ei oska arvata, kas on seda tööd teinud siin pesumasin või on valgendaja
või on pesupulber või kõik need 3 komponenti kokku. Et seda ei oska üldse öelda, aga algselt oli see pits väga tugevalt heegeldatud, väga tihe, hoidis hästi vormis. Nagu praeguseks on näha, et siit on lihtsalt siukene kole ja kulunud pits alles jäänud. Mul on siin üks pitsilina, kus on siis peal igasugused plekid, me ei tea, mis need on ja me teemegi siis esimese katse just selle nõudepesuvahendiga ilma igasuguse pleki eemalduseta. Selleks me teeme siis siia kaussi valmis selle veelahuse. Pesemiseks me kasutame svammi. Siin on mul üks nüüd naturaalne svamm, mis on merepõhjast saadud. Miks ma kasutan seda? Sest kui ma võtan praegu ükskõik millise sünteetilisest materjalist svammi, kaubanduses on neid heleroosasid ja helekollaseid, siis tegelikult kogu see värvaine tuleb sealt meile pesemise käigus kaasa. Korraks tulen selle nõudepesuvahendi juurde, et miks me just kasutame neutraalid. Sellepärast, et siin ei ole sees lõhna ega värviaineid. Kui me hakkame pesema, siis me lööme selle pesuvee svammiga vahtu ja pigistame svammiga selle vee siia peale ja pulseerivate liigutustega me käime kogu selle töö üle ja laseme peale esimest pesemist tal kuskil 10-15 minutit seista. Me peame seda pesemist tegema 2 poolt. Seda vett pannakse siia ainult väikse sõrme kõrguselt, sest mitte see vee kogus ei pese meil, vaid see aeg, mis meil töö vee sees seisab, see peseb meil töö puhtaks. Ja selleks, et me saaksime ümber keerata, me ju ei tea, kas mõni silm on siin lahti, kas see võib uuesti jooksma hakata, mõni silmus, siis me peame seda väga ettevaatlikult tegema ja selleks me teeme seda tööd kilega. Me paneme siia kile peale, lükkame siit ilusasti vee alt ära ja nüüd me tõstame koos kilega selle pitsitöö ümber, õrnalt toetades tõmbame selle siit kile siit alt ära ja teeme oma svammiga pesemist jälle uuesti. Ja niimoodi me teeme pesuvahendiga 1 kord ja siis võtame puhta vee, teeme puhta veega 3, 4, 5 korda, täpselt nii palju, kuni meil see pesuvesi enam ei ole vahune. Ja kui me oleme selle töö ära teinud, siis kallame siit nõunurgast vee ära ja kuivatame rätikuga hästi kuivaks. Edasi me peaksime siis kuivatama hakkama. Ja kuivatamine käib meil siis nii, et kõigepealt me peaksime selle töö välja venitama. Nii nagu seda eset on valmistatud täpselt samas järjekorras, me hakkame ka välja venitama. Seda linikut on alustatud keskelt ja me hakkame keskelt välja poole sõrmedega siluma. Venitame ta välja ära ja nüüd hästi aeglase ja külma õhuga, fööniga kuivatame mingi aja seda linikut. Jätame selle fööni jahtuma ja jälle venitame ja seni kordame seda tegevust, kuni meil on see linik välja venitatud, ta on peaaegu kuiv, päris kuivaks me seda teha ei saa, ta tahab ikkagi õhu käes hingates kuivata ja kuidas me saame siis kontrollida, kui me käe seljaga katsume ja tunneme, et ta ei ole mitte märg, vaid niiske, vaat siis me võime ta rahulikult siia hingama jätta. Nüüd, kui meil on see lina ära kuivanud, siis me peaksime teda panema säilima, ootama oma aega ja kuidas me siis peaksime hoidma ja säilitama selliseid pitse
mis on meile olulised, armsad, aga mida me ei kasuta või kasutame väga harva, aga me ei taha teda alati triikida, me ei taha teda venitada, siis kõige parem võimalus on, me paneksime ta rulli sisse. Selleks sobivad suurepäraselt need rullid, mis on majapidamispaberil. Paber saab otsa, rulli võtate kasutusele ja me keerame lihtsalt ühe tiiru seda paberit siia rulli ümber, paneme oma eseme, mida me siis tahame säilitada ja keerame selle lihtsalt rulli. Paberiks võiks olla siidpaber, seda meil kaubanduses liigub ja kindlasti jälle valge paber. Kui meil ei ole paberit, siis me võime ka võtta neutraalse pesuvahendiga läbipestud mingi vana kanga, see võib mingi linaots olla ja pigistame selle otsa siit kinni, et ta meil kenasti hoitud oleks ja nii on nagu väga hästi. Tavaliselt võetakse see paber kus 10 sentimeetrit pikem kui rull või laiem kui rull ja see rull on ka 10 sentimeetrit laiem kui see eseme laius. See on lihtsalt selleks, et ta siin saaks kenasti ilusasti olla, et kui me siin neid otsi kokku pigistame, et siis meil ei jääks seda pitsi kus kellegi vahele ja see saaks kahjustada. Nüüd, kui me mõtleme pitsiribade peale, siis ma usun, et kes on pitsiribasid ise valmistanud või äärepitse ja vahepitse, siis ta kindlasti on kurja vaeva näinud sellega, et kuidas see pitsiriba ilusti pestud saaks ja kuidas ta sirgeks saab. Vanarahvas kasutas sellist võtet, et ta võttis ühe puuhalu, kattis selle kangaga, puhta kangaga ja mähkis sinna ümber pitsiriba. Mina võtsin siin praegu selleks pudeli ja mähin selle pitsiriba ümber selle pudeli. Siin peal on mul praegu Eesti Pitsivabriku pits, mida ma olen vähemalt 10 korda küll pesnud, selleks, et näidata, kuidas pitsi pesta. Ja kui ma olen nüüd selle pitsi siia ümber rullinud, siis ma võtan täpselt samamoodi pesuvahendi ja täpselt samamoodi, nagu ma seda pitsilina pesin svammiga, pesen ma seda pitsiriba. Ja samamoodi kõigepealt pesuvahendiga ja siis puhta veega üle. Pesuvahendi lahus on soe, käesoe, aga kõik loputusveed on jahedad. Ja samamoodi nagu pitsilina tasapinnaliselt kuivatan ka siin pudeli peal selle pitsi ära ja nüüd ma tõmban sõrmedega, venitan selle pitsi välja. Siin pudeli peal väga hästi nakkub see pits nii, et nii nagu teda tõmbate, täpselt samamoodi ta jääbki. Ja võtame jälle, kuivatame selle fööniga ära ja ongi väga hästi. Ja siis me lihtsalt võtame selle pitsi siit maha ja ta näeb välja, nagu see oleks äsja valmistatud, et mitte, et teda oleks nüüd äsja pestud. Ja kus meil siis sellist pitsipesemist on tarvis? Kindlasti rahvarõivaste juures, et käsitööpitsid on reeglina rahvarõivaste juures käsitsi külgi õmmeldud, need tuleks lihtsalt ära harutada ja niimoodi siis pesta. Või siis on meil mingid äärepitsid või vahepitsid heegeldatud, siis me ei võta mitte sellist väikest pudelit, aga me võtame näiteks 3-liitrilise purgi ja mähime sinna ümber ja tulemus on suurepärane. Ja kui me olemegi lõpuks oma pitsid puhtaks saanud, plekid välja võtnud, ära pesnud, õigesti kuivatanud, välja venitanud ja kenasti paberisse pakkinud, siis me võime kindlad olla, et need pitsid tõesti elavad meist kauem. Ja kui ongi mingid plekid, mis ei taha välja tulla või mingid augud,
mille parandamine näha jääb, siis me peame suutma luua iseendaga selle vaherahu, et need plekikesed ja augukesed on ajamärgid ja me peame lubama neil oma aukude ja plekkidega edasi elada. Ainult need augud ei tohi edasi laguneda ja plekid ei tohi materjali edasi süüa.